Nii, no nüüd me saame rääkida päriselust, et poliitikategelane rääkis poliitikast, rahastaja Ursel rääkis, et tema ise raha ei otsusta, aga raha tal on, teadlane, õppejõud, tulevane professor rääkis, mis on tema probleemid, nüüd me lõpuks saame rääkida praktikast. Ja nagu ma välja kuulutasin, me peaksime enne, kui me lähme sisusse, ikkagi ära kraadima 2 asja. Kas teie paari vahel on veel usaldus alles? Niiviisi, vaatate üksteisele otsa, sama küsimus tuleb kohe teile, kas teil on veel usaldus alles, enne kui me üldse selle sisulise asja juurde läheme. No kuidas teiega on? Alustame teist. Kuidas te tunnete? On teil usaldus? Tere! Tulime küll eraldi, aga ma ütleks, et usaldus on. Veel tulite eraldi, jah? Täna tulime. See on üldiselt, kui käiakse selliste psühholoogide juures, see on üsna tavaline, et tuleks eraldi. Enam ei taheta koos tulla. Kuidas sinul on? Aitäh, tere. KPZ on see ettevõte, mida mina esindan, Tauri Tampu, töötan seal. Ja siis Griselaga koos Kauriga ühesõnaga siis oleme teinud seda metsa slageraie siis tuvastamise prototüüpi ja soovibki väga kiita nii Kauri kui Priiat, sest need on olnud nüüd 2 siis riigiasutust, kes on KPZ-le andnud tuult tiibadesse. Ja ma siia vahele, aitäh Tauri, mainin ära, et Kaur ei ole minu see teine pool, vaid meie asutuse lühend, et Keskkonnaagentuur on Kaur. Kaur on teine pool. Suhe on usalduslik meil ikka veel, et Kaur ei ole meie vahele tulnud. Selge, väga hea. Aga sa nagu proovisid kõrvale hoida, nii et on sul jätkuvalt oma partneri vastu usaldus? On. Väga hea. Ja vaatame, kuidas siis on sellel paaril siin. Palun teie väike kraatimine ka. Kuidas on olukord usaldusega? Jah. Selles, et Tervisekassa kuulutas välja konkursi perearstide infosüsteemi tellimiseks. Reeglid olid väga selged. Meie osalesime. See, mida lubati, oleme kõik ellu viinud. Võib-olla isegi statistilisi tulemusi oleme natuke ületanud. Et ma arvan, et kõik toimib. Et usaldus on olemas. Väga hea. Tere, mina olen Kristiin Kuusk Tervisekassast. Täna siis Oleviga räägime perearstiabi digiteenindusplatvormidest. Et ma tutvustan selle lühendi ära, et mis see padi seal üleval on. Et panin sellise väikse armsa nime, kuna nii on natukene suupärasem ja lihtsam rääkida. Ehk siis kui kasutan sellist sõna nagu padi, siis see tähendab perearstiabi digiteenindusplatvorme. Ja võib-olla see hea koht, et kuulajatega ühendust leida, siis see võib olla üks nendest platvormidest, millega te oma perearstiga suhtlete, kui teil on tervisemure. Juhul, kui te praegu mõtlete, et mina küll ei suhtle läbi mingi digiteenindusplatvormi, kas minu perearst kasutab midagi, suurepärane, siis ma saan öelda, et terviseportaalis on tegelikult see info kättesaadav koos oma perearsti nimega, et seal on siis see link ja viimasena saan öelda, et on kasutusel 3 erinevat, on e-perearstikeskus, mida siis veab eest Olev Mait Makk, aga seal kõrval on samamoodi Certific, perearst 24 ja 3. siis eelvisiit, mida veab eest Terviseagentuur. Ja usaldus on absoluutselt olemas. Väga hea, seda ma tahtsin kuulda. Ma veel neid teenuse reklaame ei tahtnud võtta, aga no te tegite ära, see muidugi on väga positiivne, see tähendab, et te ise armastate seda teenust, et tahate reklaamida. Näete, on olemas usaldus, aga nüüd me peame rääkima kohe ära sellest, et kas on siis päriselt see tulemus ka tulnud selle usalduse peal, mis te siis oma vahel olete võitnud. Ja ma annan teile ühe väikese sissejuhatuse mõtte ka, eelnevast kõnelejast. Eelnev kõneleja rääkis, et riik peab ostma. Noh, ütleme, sina oled ju riik, eks ju, ja sinult tuleb siis osta. Aga miks tuleb osta ja sinult tuleb ka osta, eks ju. Ja miks tuleb osta, nii nagu eelnev kõneleja ütles ja ka esimene kõneleja Sigrid ütles, et tuleb osta sellepärast, et peab olema esimene klient, kes ostab palju, et siis läheb äri käima. No kui te nüüd vaatate neid tulemusi, mis teie mõlemas projektis on, tema ostis, eks ju, ja teie pakkusite teenust siis
kas te saite päriselt siis nii palju, pardon my French, kas te saite nii palju raha, et äri läks päriselt käima? On nüüd näha, et äri läks käima? Või tegelikult ikkagi saite siukse natukene kaardusjuustuga võileiva raha ja tegelikult mingit äri käima ei läinud? Kuidas nende tulemustega siis selles aspektis on, mida Heleri just rääkis? Palun. Aitäh. Võib öelda, et peaaegu läks, sest me ei ole päris selles etapis veel, sest siin oli mitmetasandiline oli see lähenemine. Et kõigepealt oli piloot, selline küllaltki ambitsioonikas, aga väga odav, et siis sealt sai nagu ära näidata, et seda tasub teha. Et kõigepealt oli piloot, me võime seda seoses date-imisega siis seostada, kõigepealt oli kihlus, eks ju. Et päris pidu ei olnud, aga... Esmakohting pigem, kihlus veel on ees. Selge, piloot on esmakohting, õppige ära, ega siin peate terminoloogiat mõistva. Oli piloot, esmakohting, raha väga ei saanud midagi, eks ju, võib-olla üldse midagi ei saanud nii väga, aga siis peale seda tuli... No võib-olla feimi sai või... Feimi? Nüüd see enam pole... Et nii kuulsa partneriga sai kohtuda, eks ju? Väga hea, nii. Aga siis pärast seda, et oli see, et põhimõtteliselt mõlemad pidi, siis nii meie kui siis riigi pool nägi, et sellel asjal on nagu jume, et sellega tasub nagu edasi minna. Ja siis edasi oli see riigi hange ja selle riigi hanke meie võitsime ja siis nüüd me ehitame seda süsteemi. Jah, aga kuidas te saite üldse selle riigi hanga võita? See on isegi seadusega nagu keelatud. Teate, miks Euroopas? Et KPZ-tal või ettevõtetel on... Ei, no teil on keelatud võita seda, aga te teate, miks või? Sellepärast, et Euroopa riigi hangete süsteemis see, kes teeb piloodi või teeb terms of reference'i, ei tohi kunagi võita põhiprojekti. Kas siin on seotud mingi korruptsiooniga või juba tugevamate tunnetega? Korruptsiooniga seotud ei ole. See hange on õnneks ka läbi vaieldud vaidluskomisjonis. Nii suisa, jah? Keegi kaebas juba teie partnerluse peale? Pigem tekitas küsimusi, et kuna innovatsioonihangetes tegelikult ühest küljest on tulemus ette teadmata ja samas on ka selle isegi piloodi sõnastamine hanke tasandil üpris keeruline, et tuleb möönda, et tõepoolest võibki tekitada konkurentides ka küsimusi ja sellepärast on väga hea, kui kõrvalised, objektiivsed organid vaatavad samuti peale värske pildukuga ja tõepoolest tuvastas, et meie hea läbisaamine on lihtsalt kantud tugevast usalduslikust koostööst, mitte korruptsioonist. Nii et tunded olid nii tugevad, et te võitsite ka põhihanke ära, aga su vastusest ma sain aru, et tulemusi peaaegu ei tulnud, eks ju? Ei, see ei ole tõsi, sest need ei ole minu sõnad. Aga see hange, see on nüüd hiljuti hakkas ja praegu me tegeleme sellega, et sealt peavad tulema siis sellised tulemused, mis siis riigil võimaldavad operatiivselt tegutseda ja see kogemus, mis sealt tuleb, see on siis see, mis peab meile avama nüüd uksed sarnase selle süsteemi pakkumisega ka mujal. Teistele klientidele? Ja seda ei ole veel tulnud? Seda ei ole, sest jah, kuna see piloot oligi nagu ühekordne asi, aga nüüd on siis see, et kus saab seda asja nende operatiivseks. Aga miks ta ei ole juba tulnud? Nad võiksid juba uued kliendid nagu uksest aknast tahta sisse pressida. Miks nad ei pressi sisse? Jah, see on väga õige küsimus. See ongi see oluline asi on see, et see uus klient tahab valmis teenust või valmis siis mingit lahendust, mida ta hakkab oma majas jooksutama, kuidas keegi on ja meie eelistame teenust pakkuda, mitte tarkvara arendada. Kas me võime öelda, et need uued kliendid ei taha sellepärast tulla, et nad ei taha seda, mida su partner ostis sult? See ei ole see on tõsi, sest nemad ei taha osta pilooti. Nemad tahavad osta operatiivset siis seda mudelit või teenust või mis iganes kujul, aga valmis asja ja nemad ei taha osta seda asja, kus nad peavad sisse panema seda arendust, et me alles nagu teeme teda operatiivselt. Selge, daamid ja härrad, siin oli 8 korda ei taha tuli välja. Me nüüd lähme vaatame teise paari juurde ka, kuidas siis siin teie tulemustega oli? Ma teen võib-olla sellise sissejuhatava eelhäälestuse, et alustame sealt, et Tervisekassa ei ole mitte midagi hankinud. Ehk siis meie oleme selline wildcard kogu selles vestluses, et kui me räägime riigihankest, registritest ja nii edasi, see lähenemine oli täiesti teistmoodi. Pidades silmas, mida me siis tegime,
See ajend ja kus see tekkis, ongi see, et Tervisekassa näeb, et on kasutusel mitu erinevat digiteenindusplatvormi, mille eesmärk on konkreetselt patsiendil siis et ta saab oma perearstiga ühendust võtta. Me näeme, et on mitu erinevat toodet, see oli aastal 2023 ja seal ongi mõtteviis, et aga kuidas tegelikult seda kasutusele võttu siis edendada ja kiirendada, sest et tol hetkel, kui me selle esimeste sammudega peale hakkasime, siis ongi, et need tooted olid juba valmis. Need ei olnud Tervisekassa rahastusel ja peaaegu 30% perearstidest juba kasutas seda. Ja Tervisekassa vaatenurk ongi see, et kuna me räägime tervest süsteemist, on, et aga kuidas kõikidel inimestel oleks võimalik siis pöörduda läbi digikanali oma perearsti poole. Nii et teil oli rohkem nagu kasutuselevõtul probleem, mis vajas võib-olla sellise marketinguagentuuri abi? Võib-olla tõesti, aga kuidas see lähenemine välja nägi, oligi, et teades, et meil on mitu erinevat toodet, proovime säilitada tegelikult seda konkurentsi. Just pidades silmas seda, et loome võrdsed tingimused ja nõuded, millele need turul olevad tooted peavad vastama, aga me ei vali sealt seda ühte toodet välja. Et just see peaks olema kõikide perearstide või siis patsientide üks kanal, vaid pigem ongi see, et sõnastame konkreetsed funktsionaalsed, mittefunktsionaalsed nõuded ja Tervisekassa kontrollib need nõuetele vastavuse ära ka, sest et see lõviosa tegelikult oli hästi palju sellised turvanõuded. Ja miks ma nendest turvanõuetest räägin, ongi see, et selle platvormi peab kasutusele võtma perearst. Ehk siis justkui perearst tegelikult peaks veenduma selles, et kas mingi digilahendus on turvaline või mitte. Me saame aru, et perearsti esmane ülesanne ei ole digiturvalisusega tegeleda. Ja sellepärast Tervisekassa selle nõuetele vastavuse kontrolliga enda peale võttis, et teeme seda olukorda nii lihtsaks kui võimalik. Viisime selle auditi läbi ja see edasine samm sealt oligi, et Tervisekassa hakkab tasustama nõuetele vastavaid platvorme, kui perearst selle kasutusele võtab, mitte ühtegi lepingut Tervisekassa ja digiteenindusplatvormide vahel ei ole. Need lepingud on perearstide ja digiteenindusplatvormide vahel. Ja kui me räägime sellest, et mis tulemust siis lõppkokkuvõttes tõi, kui ma räägin, et esialgu kasutas ilma Tervisekassa tagant suunamiseta 30% perearstidest, siis tegelikult esimese aasta lõpuks, see oli siis eelmine aasta, kasutas peaaegu 75% perearstidest ja täna on see protsent 90% perearstidest, mis on päriselt märkimisväärne tulemus. Ma ütlen oma viimase remarki ära, et kui me räägime usaldusest, ma olen hästi veendunud, et miks me räägime nii kõrgetest kasutusele võtuprotsentidest on sellepärast, et me otsustasime mitte valida ühte. Just sellepärast, et me anname sellele sihtrühmale valiku, et teie perearsti praksised on erinevad, suurepärane. Te saate ise selle toote valida, mida te soovite kasutusele võtta, et keegi teine, välisosapool ei tee seda, otsust ära ja siis edasi minna peale surume, et sul on seda vaja, vaid et sul on selles, uuendusprotsessis oma ownership lõppkokkuvõttes sees. No ütleme, võib-olla selline kokkuvõte võrreldes siis meie teist paari tundub sellest keerulisest ja pikast kirjeldusest, et te tahtsite väga targalt, süsteemselt, kavalalt seda teha, võrreldes teie, kus te hüppasite nagu paari suhtes nagu võib-olla isegi mitte nii läbi mõeldud, kui niiviisi võiks öelda. Aga et kui me tuleme teie juurde tagasi, tulemus oli siis ikkagi see, et rohkem inimesi ehk siis perearste hakkas kasutama, see oli nagu päris tulemus ja siis teie näete selles suur väärtus, sisuliselt ju siis kõik perearstid kasutavad, no mingit ägedamat tulemust ei saagi olla. Kas teie nüüd oma organisatsioonis, kas sina ka nüüd näed, et te tegelikult olite hoopis marketinguasutus, kus tegite propagandat ja nagu propagandamootor rohkem niiviisi, et kõik perearstikeskused nagu imeväel ilma hirmutamata võtsid teie selle imeasja kasutusele? Jah. Tegelikult küll, et võiks öelda, et siin oli see push and pull strateegia, et meie siis erateenuse pakkujad hakkasime siis seda pushima perearstidele ja siis Tervisekassa tegi sellise võimaluse ja nagu tõmbas sinna tooteid turule ja kasutajaid. Nii et see oli nagu kahelt poolt
ühelt poolt keskkond ja teiselt poolt siis aktiivne müük. Müük jäi erafirmadele. Nii et selles mõttes meist said turundajad, ma arvan, me tegime seda hästi, väga lühikeste kuude arvuga, see protsent mitmekordistuse. Täna vist isegi 95% nimistutest on kaetud. Kõik veel ei kasutanud, alles hakkasid kasutama. Et tulemused on head. Aga mõnes mõttes, kui meil on siin täna natukene innovatsiooni seminare, siis võib-olla selles mõttes jah, et siin nagu palju innovatsiooni nagu ei olnud. See oli juba siis sellise nimetame siis innovatsioonilise toote turule toomine. Mitte nii tagasihoidlik. Enamus inimesi ei tea, et tegelikult innovatsioon on kommertsialiseerimise akt. See ei seostu üldse ei teadus- või arendustegevust. Innovatsioon on kommertsialiseerimise akt. Nii et mina teeks sellele kommertsialiseerimise akti mehele ühe väikese aplausi. Teeme aplausi. Aga nii küsingi kohe sult ikkagi ära. Mida sa siis tegid, et sa said tellijale sellise kasutusega? Ma tean, et sa oled ka Aafrika mees, käid seal Aafrikas. Kas kasutasid Aafrikast mingid õpitud nippe, näiteks hirmutamine? Kas sa hirmutasid perearstikeskusid kuidagi või mis nipp see siis on? Kuidas sa saad ühes riigis pea 90% perearstikeskusi ehk kasutajaid kasutama ühte keskset tööriista. Räägi nüüd ausalt ära. Ütleme nii, et seal on 3 tööriista, millest 2 on suured, 1 on natuke väiksema turuosaga, nii et ma ei saa võtta 90% turuosa au endale, meil on vist natuke 50 kandis. Et tegelikult on see ikkagi on aktiivne müük, on ka siis paljuski ka perearstide probleemid ära kuulamine, kus on nende valukohad ja väga palju ka see müük aitas ka korjata uusi ideid, mida neil veel vaja on. Nii et selles mõttes see oli väga hea ideede korje, meil on 100 perearstide sisend, me ei suuda neid ideid lähiaastatega ära teha, aga tegelikult kuulasime ja rääkisime, mida meie rakendus teeb ja mida me tahame mõne aasta pärast tegema hakata. Nii et kui teistele ka midagi õppida, see oli suhteliselt segane selgitus, siis võib-olla, et tuleb kuulata klienti, eks ju. Jah. Et see on kõige tähtsam. Kuulamine, kliendi kuulamine, kui seda ei oska teha, ei juhtu midagi head. Ja ütleme, et üks, mis on tüüpiline müügi teema, on ka siis vastu nii-öelda seisu lahendamine, et oli ka väga palju vastuseisu, miks seda teha ei saa. Ja tegelikult ma ütleks niimoodi, et kuna ma tegin seda 100 kordi, seda müüki, et siis ma rõõmustasin, kui keegi tuli, et meie nimistus see ei tööta, siis ma rõõmustasin, sest ma teadsin, et kuidas me saame siis edasi arutada. Ja muidu perearstid ei tahtnud, võib-olla ka osad, ei tahtnud nendest lahendustest nagu kuulda, et jälle või midagi muutus, aga kui nad said oma selle vastuseisu ära rääkida, siis nad olid üks suur kõrve ja nad olid nõus tund aega kuulama, kuidas minu lahendus pakub nende vastuseisule lahendust. See on nagu tavalise psühholoogi juures, eks ju, et räägi ära, mis su probleemid on ja siis nad väsivad ära ja see on korras. No väga hea, me tuleme selle juurde tagasi, aga lähme meie emotsionaalse paari juurde. Siin on süsteemne paar, siin on emotsionaalne paar. Räägime nüüd rahast natukene. Ütleme, kas sa saad meile selgitada, et kuidas sa nüüd hakkad raha tegema oma seal firmas? Ma saan aru küll, et sa oled doktor ja sa oled teadus-arendustegevuse juht, R&D juht, eks ju, aga ma loodan, et su omanikud ja juhid on ikkagi pannud sulle ka koputanud, et kuule, tuleb ikka raha ka teha, eks ju. Kas sa saad meile nüüd selgitada, kuidas teie partnerlusest sa hakkad raha tegema oma firmas ja päris numbritega, mitte nagu anekdootlikult, päris numbritega. Kuidas sa hakkad raha tegema nüüd? Tänu sellele, et Grisela oli nii tore partner, et tegi esimese väikse, kuidas Ursel ütles, süsti sulle. Aitäh. Et kui on olemas, numbrid mul ei ole, sest nende numbritega mina ei tegele, need on teised inimesed. Ja pole näinud ka näiteks. Midagi ikka olen. Aga siis see idee on nagu selles, et nüüd, kui meil on olemas see teadmine, kuidas seda asja teha nagu päriselt, et see asi tõesti töötaks ja on operatiivne, et siis meil on näidata ette, et meil on selline kodumaal on selline klient, kes on ka rahul, et saadakse nende poole nagu
siis infot küsima minna kui vajadusel, et siis tekib see võimalus seda müüa. Ja me praegu oleme rääkinud mõnede riigiesindajateks, et me otsime seda järgmist etappi, et kuhu oleks seda võimalik kõige lihtsamini üle kanda. Nii et alles otsite? Jah, sest meil on olemas kontaktid, et nüüd meil on vaja see asi nüüd ära vormistada ilusti. Meil on tark klient, nõudlik klient ja selle pealt on meil ette näidata siis vettpidav tulemus. Et siin analoogia on see, et ta on jälle Priiat kiita, et siis Priia on olnud sind tahan ka alati kiita, aga Priiaga on see näide nagu ees, et mida me tahame siit nagu saavutada, et Priia on olnud ka selline tark klient, siis ütleme siis on andnud adekvaatset kriitikat, on kiitnud seal, kus on hästi ja siis on see süsteem on nagu saadud tööle ja siis see nagu kulmineeris sellega, et me nüüd teeme mitte ainult Priiale neid Euroopa Liidu neid põllumajanduse nõuete seda kontrolli, vaid ka Taani riigile. Ja siis ühele teisele riigile oleme ka nüüd sellise väikse katsetuse teel teinud, kes ise tulid meie juurde. Et see mõte on nagu jõuda sellesse samasse olukorda, et see, mida me Eestis tegime, me oleme võimeline tegema ühes järgmises riigis. Numbrid. Jah, tahaks numbrid kuulata ja äkki sa klaarid selle, ma saan aru, et siin on tegemist sellise kolmnurga suhtega, et sulle nagu üldse see kolmas osapoole mainimine nagu ei meeldinud, et äkki sa selgitad seda ka numbrite keeles, palun? Priia numbritest ma rääkida ei oska ja Kapaseta äri... Ega see Priia ei olegi nii tore organisatsioon, räägi rohkem. Priia on väga tore organisatsioon ja tegelikult suur tänu ka Keskkonnaagentuuri poolt Priiale, kes on võimaldanud Kapasetal sisuliselt ju alustada või eksisteerida. Numbritest, mida Kapaseta saab müüa. Eesti näitel 10 000 tundi halduskoormust erasektorile iga aasta. Ja see ei ole ühekordne võit, mis meie konkreetne teenus iga aasta Eesti suuruses väga väikses riigis toob. Ainult selle ühe teenuse, kui me räägime metsateatise realiseerimisest, selle automatiseerimisega me võidame vähemalt 10 000 töötundi erasektorile, nii ettevõtted kui füüsilised isikud iga aasta. See võitmine nüüd tähendab, et vähem 10 000 tundi või tuleb tööd juurde või mis? Satelliidile tuleb juurde, piltlikult öeldes, aga see 10 000 tundi on need tunnid, mida erasektor ei pea tegema. Selgelt, siis saab nagu need töölised lahti lasta, ma saan aru. Kahjuks me ei räägi töölistest, vaid inimestest erasektoris. Ei, me ei räägi ametnikest, me räägimegi, ei saa, paraku ei saa, otsime teisi mooduseid selle jaoks. Erasektoris see tähendab, et iga inimene, kes metsa majandab, nii ettevõtte kui eraisik ja nende peale kokku 10 000 tundi aastas. See võit on siis selle arvelt, et ei pea minema metsaregistrisse, otsima üles enda esitatud metsateatist pärast seda, kui sa oled saanud teada, et su metsa on ära raiutud ja tegema siis linnukest sinna, võib-olla veel mingid toiminguid, vaid Kapaseta ja Tauri arendatud teenus käib korra kuus üle Eestimaast satelliitidega, tuvastab fakti ära, et on toimunud lageraie, süsteem teeb automaatselt selle linnukese ära. See kõlab väga keeruliselt, aga inimese vaates, kui te metsa majandate, usku mind, teil oleks endal keerulisem neid metsateatisid. Krisela, kas siin ei ole mingit numbrite ambitsiooniprobleem? Me peame ambitsioonidest ka rääkima ja me kohe nüüd räägime ambitsiooniga teie. Minul on see, et ma näen kogu aeg suuri numbreid unes. Aga kui me nüüd võtan 10 000 tundi, siis mitu ametniku aasta tööd see on 10 000 tundi? No eks meil on päris töökad ametnikud, aga... Kindlasti on töökad, sellest ma kindlasti ei kahtle, aga siiski 8-tunnine norm nii-öelda tunni juures mitu ametnikku see siis on? No ma ei taandaks seda üleüldse ametnikele, see on see võit, mis tuleb iga aasta nendele inimestele, kes ei ole tingimata ametnikud. Ja ma saan aru, jah. Vanaema ja ettevõtted ja nii edasi. Ametnikest, ma ei tea, 5 äkki siis tuleb. Jah, see on 5 ametniku töötundi. Aga iga aasta? Ei, ma saan aru iga aasta, jah, aga ütleme, Taani riik on väga vana ja Saudi Araabia, kui nad tahavad seda metsa mõõtmist, on väga suur. Ehk 5 ja 10 000 tundub nagu väga väike, et mul on siin tunne, et siin oleks vaja võib-olla paarid kokku tuua, sest siin on natukene sellist marketingu
spetsialiteeti rohkem. Keskkonnainimesed, põlluinimesed tavaliselt väga tagasihoidlikud. Kas te ei peaks ütlema 100 miljonit tundi ekvivalent on see, mida te peaksite müüma, marketeerima, sealhulgas see käiks nagu sinu kohta ka. 10 000 tundi, see on nagu nothing, eks ju. Et kas te ei peaks müüma 10 miljonit, 100 miljonit tundi ja siis võib-olla mõni Saudi Araabia firma või keegi muu tahab kokku. Kas meil ei ole ambitsiooni probleem siin? Krisela? Küllap Saudi Araabias on ka töötunni hind kõrgem kui Eestis ja nad oskavad selle ise välja arvutada. Seda enam, et Eesti suuruse riigiga võrreldes see number on kindlasti suurem, kui me müügiargumentidest räägime. Ja tegelikkuses mina tõin selle 10 000 tundi näite ainult ühe konkreetse tegevuse pealt. Selle kapaseta töö tulemus on laiendatav ja rakendatav paljudes teistes sarnastes valdkondades ka erinevad Euroopa komisjoni uued ahjusoojad nõuded, mis kohalduvad mitte ainult Eestile, vaid ka teistele riikidele, kellel on au ja rõõm olla. Kui ma tahan jõuda sellega on see, et kindlasti see 10 000 tundi teie Keskkonnaagentuuris ja võib-olla isegi PRIAs on kindlasti märkimisväärne, ma sellest just ei kahtu. Aga mu küsimus on selles, et kas sina saad müüa seda referentsi päriselt ka? Kas see on nagu müüdav asi? Kui sa müüd kellegile 10 000, eks ju, tere riik, siin on 10 000 läheb midagi paremaks, eks ju. Kas sa saad seda müüa? Kas see on piisav nagu tugev väärtus, piisavalt suur ambitsioonikas asi, mida müüa? No muidugi siin on see, et sõltub riigi suurust, metsamaade suurusest ja kättesaadavust, et see asjad on kas skaleeritavad. Et ütleme, et kui metsateemadega rääkida, et siis Kanada, mis on kaugem ja ambitsioonikam koht, aga see on see, kuhu me tahame jõuda. Väga hea, Kanadas sobib. Kas sa tead, mitu inimest elab Kanadas? Rohkem kui Eestis. No paku umbes. Ma ei taha pakkuda, ei ole seda referentsi. Ei, see on turg, see on umbes 20 miljonit inimest. Palju seal ametnikke on, mis sa arvad? Aga seal on palju metsa. Las olla metsaks. See mets kasvab seal juba päris mitu miljonit aastat. Ehk et kas sa saaksid Kanadasse müüa seda, mida te omavahel tegite, nende numbritega? Mis sa arvad? Kas Kanada tahaks osta nende numbritega? Kuhu ma tahan jõuda, ma arvan, teie suhe on palju suurem, kui te tegelikult kommunikeerite selleks, et nemad võiks priskeks firmaks kasvada. Te võib-olla ei ole seda identifitseerinud, mis need probleemi suurused on. Ega sellega olen nõus, aga see lihtsalt see ei ole minu laual, et seda nii-öelda siis müügistrateegiat teha. Sellepärast siin need vastused ongi nii-öelda ajused, aga põhimõtteliselt see, mis sa ütled, see ongi õige, sest näiteks, et kuidas nüüd oli, kui Kapatset hakkas tegema rohumaade niitmist, et kuidas seda näiteks meedias kajastati, siis see oli ka, et tollel hetkel oli ka natuke teine see suunis, aga siis oli, et kui palju nüüd riik võitis sellega, et need inimesed, kes ei teinud oma kohustust ja siis olid, kas isegi mingid kohtuasjad tulid ja kuidas, et mis see riigil on. Kohtuasjad on head, see on puhas kuulsus. Ja puhas kuulsus, täpselt. Ja siis see oli muidugi väiksed summad, kui me arvestame neid riigieelarveid asju, aga ikkagi, et need olid mingid sellised arvestatavad summad, arvestades seda kogu neid summasid, mis seal nagu on. Et midagi sellist ilmselt on siin ka, aga see ongi, et see ei ole nagu minu laual panna need asjad numbritesse. Et minu jaoks on oluline see, et see asi päriselt töötab. Ja, ma seda kindlasti usun. Ma muidugi soovitan teil oma firmas ka, et müügiinimesed ka R&D inimestega läbivad, sellepärast, et ainult sina oma doktorikraadiga saad neile öelda midagi sellist, mida müügiinimene saab müüa. Ega müügiinimesel pole doktorikraadi. Ainult sina saad seda öelda. Ja kui te oma vahel ei suhtle, siis te sinna Kanadasse midagi õiget asja ei müü. Nii et teil tundub, et teie suhtes oleks vaja seda marketingu ravi natukene. Et see on natukene nagu puudulik kommertsialiseerimise vaates. Aga lähme räägime siis rahast siin padja teemadel edasi. Kui palju sa said siis raha? Sina, palju sa said raha oma marketingu tegevuse tegemisel? Põhimõtteliselt on niimoodi, et selle teenuse eest Tervisekassa maksab 100 eurot nimistu kohta kuus, ehk siis 1200 eurot ühe perearstikeskuse kohta. Et see on see number, mida siis Tervisekassa perearstikeskusi toetab ja siis perearstikeskus siis võib seda summat kasutada. Kas sa meelega räägid nii segaselt, sa ei taha öelda, et palju sa siis päriselt kokku said või? Kas sa said 10 miljonit, miljon? Ei, me räägime ikkagi tegelikult siin mingisugusest
100 paarisajast tuhandest, et ikkagi suhteliselt väikestest numbritest. 200 000 tuli ära lõpuks. Natuke vähem. Veel vähem, jah? Okei, 150 000. No väga hea. Aga nüüd ütleme, et see on okei, see on fine. Meil on väike riik ja nii nagu eelkõnelejad rääkija, riik peab ostma ja tegelikult, kui me võtame, et sina siis ostsid 150 000 eest, ma saan aru, ja sina ostsid, mis raha eest, palju seda landsid, mitte piloot, vaid see päris, palju see oli? See vist ei ole ärisaladus, natuke üle 200 000. Riigihange, vaevad see ärisaladus saab olla. No kui palju? Natuke üle 200 000. Okei, 100-200 000, noh, vahet pole. Kui me nüüd läheme päriselt innovatsioonikeskkonda, mille nimi on riskikapital ja ingelinvestorid, siis ma ütlen teile 150-200 000 esimesena pre-seed faasis investeeringuna väga õige summa. Nii et ma ütlen, Krisela, tubli, õige summa, sa oled nagu ingel, sa tead, mis tähendab nagu ingel, jah? Sa oled nagu ingel, investeerisid sinna 200 000 ja sina täpselt samamoodi väga tubli, väga õige summa, Kristin, sest sa oled nagu ingel ja investeerisid sinna alla 200 000. See number on kõik õige või sa tahad öelda, ta on siit rohkem ikka? Ma tahaks täpsustada, et see ei ole praegu see, et me investeerisime kas siis 10 eurot või 20 eurot, see on nagu järjepidev suhe, mis igakuiselt töötab, et noh, ma oskaksin võrrelda sellega, et kui palju sa igakuiselt oma Telia arve eest maksad, et kui palju sa oled nagu maksnud, et see suhe telefoniteenuse pakkujaga käib edasi, et see ei olnud ühekordne makse. Ma olen nõus, suhe peab edasi käima, ilma selleta ei tule midagi. Kuhu ma tahan jõuda? Ja need numbrid ei ole mingi naljanumbrid, need on päris numbrid. Mis ma tahan kokku võtta praegus vahelduseks? Väga mõistlik alustada, isegi, siin on meil 149 ametnikku, alustate isegi 150-200 000-ga, mis on selline nagu väga hea autoindeks ja see ei ole väga suur raha, aga innovatsiooniprojektide investeeringusse algses staadiumis väga õige summa. Ja nüüd, mis meil on see küsimus, kui te märkasite, mida Ursel Sigrid ja doktor Tehnikaülikoolist rääkis, eks ju, nüüd on küsimus see, et kas see investeering, mis sinna ettevõttesse tehakse, see viis, kuidas see tehakse, võimaldab nendel ettevõtetel väga lühikese ajaga, see on investeerimise põhisisu, teenida, mis te arvate, kui palju? Nemad tegid oma töö, 2 inglit tegid oma töö ära, umbes 200 000. Mis te arvate, kui palju nüüd oleks pidanud firma ise käivet juurde tekitama, sest muuseas see on selle sama, mida Sigrid ka rääkis ja mida Ursel rääkis, see on kogu teadus-arendustegevuste investeeringute SKP sisu. Eraettevõtted peavad ennatempos ja peavad suures mahus tegema TA-sse ja innovatsiooni investeeringut, mitte riigiasutused. Riigiasutused tegid praegu ära oma plood, üks pani 200, teine pani 200 000. Nüüd on nende meeste, ja need on ka päriselt mehed, sa oled mees, kes ju, sa oled ka mees. Nende meeste töö oleks teha sellest 200 000 investeeringust käive, päris raha, mis tuleks Eesti riiki sisse. Mis te arvate, mehed, kui palju te peaksite tegema 12 kuu run rate'iga sellest 200 000 lisakäivet eraettevõtetele, teistele või riikidele? Mis te arvate, mis see target, ambitious target on? 1 aastaga või? Jah, 12 kuud. Mis oleks normaalne müüki teha nüüd? Teil on referents olemas. Ingel andis, niikuinii andsite garantiikirja, tempel, kõik muu ka. Miljon. Miljon? Nii, mis sina arvad? No mul puudub see teadmine, aga põhimõtteliselt riigi ambitsioon on, et teadusesse pannakse riigi poolt 1% sisse, mida riik tegelikult ei pane, aga siis erasektor paneb 2% juurde, kokku 3%. See on makrotasand, ära ole teadlane. Me räägime praegu ettevõttest, me oleme mikrotasandil, eks ju. Sa pead äri tegema. Saad aru, sinu teadusettevõttes peab äri tegema. Sa said investeeringu Inglilt 200 000, kui palju sa peaks tegelikult normaalne oleks, et sa käivet nüüd juurde tekitaksid. No mis sa arvad? Tema ütles miljon, see on 5X riskikapitalide. Ma olen ise investeerinud 10 startup firmasse, see on 10 korda mul läbi käidud. Aga mis sa arvad? Tema ütles 5X, mis sa ütled? Tema ütles miljon, palju lubad? Ma ei luba midagi, aga ma toon selle võrdlus, et kui ilmselt see ambitsioon põhineb millelgi, et võiks siis samamoodi, et mõelda, et võiks tulla siis nagu 2 korda sisse tuua juurde, et kui riik pani 1 osa, siis nüüd ettevõttena meie mingi aja pärast
saame sinna need 200 juurde panna. jah, et see on tüüpiline viga, sellepärast et sa ajad sassi mikro- ja makrotasandil, eks ju. Et tüüpiline viga ongi selles, et teil ei ole kummalgi ambitsiooni. Lihtsalt ei ole. 5 eksi, kui keegi ütleb mulle, et ta teeb 5 eksi sellest investeeringust raha, siis ma ei investeeri. See on liiga vähe. Ambitsiooni on juurde vaja, kui palju on tavaliselt ambitsioon, mida me ootame kiirelt kasvalt marketingufirmalt. No ma ei tea, vist 10. 10 eksi on miinimum, alla selle me ei vaatagi. Ja see ongi see osa, et kas sa nüüd võtad endale selle 10x, eks ju, 10 eksi sinna ette, ehk sellest 200 000, mis sa said, kas sa teed 2 miljonit päriselt käivet või ei tee, eks ju. Ja täpselt sama on sinu pool. Mitte 3 eksi või 2 eksi, see peab olema 10 eksi. Kas sa teed 2 miljonise käibega ettevõtte startupi või ei tee oma satelliitidega? See on see ambitsiooni nüüd päris numbriline sisu, eks ju. Sest inglid, ma veel kord toonitan, on oma osa ära teinud. Ja minu arvates väga õigses summalt. Teile ei tohikski alguses rohkem raha anda. Aga miks? Miks? Vales suunas ja paneme killad viled juurde. Jah, täpselt nii. Nii et teil ei tohigi alguses rohkem saada, sellepärast et teid ei saa võib-olla äkki usaldada. Ja? Äkki te ei taha müügitööd teha aktiivselt ja rahuldate ainult seal 200-300 000. Räägime nüüd hoopis uuest teemast. Ja küsimus nüüd ongi see, mis võiks olla Ingli roll oma partneri edasiarendamisel? Mis võiks olla Ingli roll oma partneri Kristinile ka vaatan otsa. Mida see tähendab? On selge, et ettevõtjad võiksid saada investorilt kaasa ühe väikese kohustuse veel. Kohustuse teha mida? See on, daamid ja härrad, see on innovatsioonihange on selle nimi. Kohustuse peale raha vastuvõtmise, mida võiks veel panna neile kohustuseks peale investorilt? Mis te arvate? Mis oleks hea riigile? Mis sa arvad? Kui see ei olnud retooriline küsimus, mulle tundub, et Ei, see ei olnud retooriline, see oli väga praktiline. Ma võin isegi öelda, et milline seaduse paragrahvi võiks ära muuta, et inglid ühest agentuurist ja teisest agentuurist peaksid alati selle ettevõtjatele kaasa panema, kui nad innovatsioonihanget teevad. Seaduse paragrahvi öelda ei oska. Mulle tundub, et sa suunad mind sinna, et ma ütleksin, et te peate seda teenust ka edasi arendama ja hoidma ülal. Kas arvasin ära? Nii, tuleb hoida ülal ja edasi arendada. Ja, väga hea. Mis sina paneksid sinna lepikusse kaasa? Küsimus seisu on see, et kui sa juba usaldad ja annad raha investeeringuna ettevõttele, mis nõuded sa peaksid talle veel kaasa panema, tingimused, kuidas selle rahaga toimetada tuleb, et ta oleks edukas? Ma arvan, et me praeguses hetkes oleme piisavalt nõudmisi ja tingimusi pannud, just nagu Olev ka kirjeldas, et see sihtrühm tegelikult, kellele siis nii-öelda müüa on vaja, on perearstid. Selle lähenemisega me andsimegi selle rolli ettevõtetele, pidades silmas, et ettevõtja ja perearsti vahel peab see usalduslik suhe tekkima. Ja ma arvan, et praeguses hetkes, kui me räägime kas või toote edasiarendusest, mis iganes, siis on ikka jälle see sihtrühm ja mis on sihtrühma probleemid. Ehk siis siit vaatest, et ütleme, nii-öelda Tervisekassa oma rollist tulenevalt hakkab, ma tahaks, et oleks sellised asjad. Ma arvan, et see on sekundaarne, primaarne on just see, et mis on sihtrühma probleem, kuidas näiteks võib-olla siis seda toodet läbi täiendavate funktsionaalsuste edasi arendada. Aga jällegist, et mis on osapoolte vajadused. Et niisama nõudeid kaasa ei annaks. Nii et sa ei eesmärgistaks seda, et tema firma võiks kasvada suuremaks kui teie enda suhe? Seda, et sa ei paneks sinna eesmärk. Kasvu eesmärke ma ei näe, et Tervisekassa peaks seadma. Väga hea. Kuidas sina arvad? Kas seaksid oma partnerile kasvu eesmärgid? Meie suhe on natuke erinev selles osas, et kui me räägime siis nii-öelda testimisest või liivakastid, me oleme see liivakast, kus Kapaseta saab testida, arendada, katsetada. Aga meie ei osta teenust, nii et kui on meil see suhe nüüd lõpeb, meil ei ole püsisuhe, see saab läbi, see on ühekordne värk. Teil on ühekordne suhe? Ja kui nüüd see testimine on läbi siin liivakastis, siis Kapaseta läheb ära
aga osad mänguasjad ta jätab meie liivakasti. Selles mõttes, et see teenus, mida Capaceta rajab ja see oli ka kõige suurem, ütleme, kompromissi otsimiskoht meie vahel, sest meie ei tahtnud teenust, me tahtsime tööriista, siis see jääb meile. Et selles osas sellepärast meie suhe lõpebki siis, kui sa oled eduka sooritusega hakkama saanud, et jätab liivakasti oma mänguasjad maha ja meie toimetame nendega ise edasi. Et see oleks natukene võib-olla ülekohtune mingisuguseid suuremaid eesmärke kaasa anda siin. Et jah, kui me ostaksime teenust, siis me, nagu ma ütlesin, teenuse edasiarendamine, mida rohkem kliente loomulikult, seda parem ja hoidke seda teenust ikka ülal. Aga meie võtame selle rolli selle konkreetse tööriista osas endale. Ma väga vabandan juba ette oma kommentaaride pärast, eriti kuna need on suunatud riigiametniku poole, aga sinu juttu kuulates mul ikkagi tuli sellised märksõnad meelde, et te olete rohkem sellised siis ju nagu gold diggerid, et ühekordne suhe ja riist mulle. Jah. Aga kas see on ikka hea mõte? Minu vanemad ja kõik rääkisid, et ühekordsed suhed, need ei ole hea ja lõpevad mõlemal poolel halvasti. Kas see on ikkagi hea mõte ühekordseid suhteid viljeleda niiviisi? Hea küsimus. Jah. Väga moraalne. Ja. Miks meie Keskkonnaagentuuris just nimelt teenuse sisseostmise asemel tahtsime tööriista ehk siis endale tegelikult ka Capaceta poolt osaliselt teadmisi ja oskusi on see, et Keskkonnaagentuur tema meie roll ongi keskkonnaandmeid koguda. Ja selleks, et me üldse saaksime tulla sellise idee peale, et hakkame aruandlust tegema satelliidi kaugseirega, peab meil endal ka olema mingisugune kompetents, oskus, teadmine olemas. Ja sellepärast me jällegi õnneks leidsime kompromissi siin, aga peame natuke rohkem ka teadmist ja kogemust tagasi saama, kui vaid igakuise teenuse sisseostmisega. Kuidas sina kommenteerid seda, et praegu tuli välja, et teid on nagu põhimõtteliselt ära kasutatud? Krisele juba mainis, et jah, see oli see kompromissi koht, sest tõesti nagu, et kui nüüd tulla tagasi sinu esimese küsimuse juurde, mida siis meie käest ei küsinud, küsisid ainult siis selle tellija poolt, et ka, et pikk vastus ja hakkab kaugelt, et loodetavasti see küsimus, ta on ka meeles, äkki jõuan sinna lõpuks. Aga et mida oleks nagu vaja, mida meie Capacetana näeme, et riik ja siis erasektor tunnetaksid seda meie tunnet nagu rohkem. Et mitte, et riik vajab oma asja ja siis erasektor vajab oma kasumit, vaid et see on ikkagi, et kuskil on see ühisus, et me ajame seda Eesti asja. Ja siis siit tulenevalt on ka see, et mis võiks olla nendes, et mis võiks olla nendes hangetes sees, et tegelikult see on ikkagi, et ta peaks jõudma ekspordini. Ja et see võiks olla seal tingimus, aga siis need hanked peavad olema väga erinevad sellest, mis nad praegu on, sest lihtsalt sellise hankega, nagu meil praegu ongi Krisela. Mis siis erinev peab olema? Ütleme, et Krisela muudab oma meelt ja ütleb, et tehke eksportimehed ka. Nii, mis siis peab teistmoodi hankes olema? Eskaleeritavus on see, aga praegu seda arendades konkreetsele turule, konkreetsele kliendile ei ole eskaleeritav. No sellest see on ikkagi eskaleeritav, aga kui sa oled väga, sest näiteks me ei saa kasutada oma juba välja töötatud protsessi ahelaid, me peame välja töötama need, mis sobivad sellesse süsteemi, mis on siin kasutatav. Ja, aga see totally make sense. Ta tahtis osta tööriista ise endale ja ta võib-olla ei tahagi, et te seda kellegi teisele müüte. Aga mis see nüüd peaks olema teistmoodi selles hankes? Mis siis täpselt peaks olema teistmoodi, et te saaksite päriselt eksportida ja sellest, mida Ursel, sellest, mida Sigrid, sellest, mida Heleri rääkis. Mis see peaks olema seal hankes siis teistmoodi? Kuidas su partner peaks sind võtma teisiti? Okei, meie nägemus oli selles suhtes, et me on siin lihtne, et meie, aga see ongi täpselt, kui klient seda ei taha, siis tegeme seda, mida klient tahab. Et meie tahaks teha teenust, siis me saame kasutada oma tugevusi kõige paremal moel ja siis on lihtne, et me teeme oma maja sees, vastame nendele nõuetele, mida on vaja ja anname siis selle teadmuse edasi, mida on vaja, et nende asjadega tegeleda. Aga praegu lihtsalt, mis meieks on raskem pool, on see, et me peame tegelema praegu tarkvara arendusega ja see on see, mida me ei saa skaleerida,
sest samasugust asja mujal ei vajata, on ju. Aga võib-olla me peame kuskil mujal hakkama ka üles ehitama mingit süsteemi, et võib-olla see teadmine selles suhtes on ka skaleeritav, aga lihtsalt, et nagu meie nägemuses see põhiosa sellest ressursist, mis me saame, või suur osa, suur amps läheb sellele, et me peame seda tarkvara siin arendama, kui me tahaks selle ressursi panna, et arendada seda, saada see võimalikult hea tulemus, mitte see, et suuta neid satelliidipilte töödelda. Ja, see oli väga sisukas vastus. Ma lihtsalt luban endale sellise frivoolsuse, et ma tõlgin ülejäänud audientsile selle vastuse ära, sest vastus tuli ikkagi inimesega, kellel on doktorikraad. Seal on 2 täiesti erinevat asja. Kas ma müün teenust ja nii nagu Kristin ütles, saan võtta kliendilt iga kuu raha, sest see teenus on minu teenus, tema teenus. Siis ma saan seda teenust, on skaleeritav, ma saan müüa ka teistele riikidele, teistele agentuuridele. Kui ostetakse näiteks R&D-d, teadusarendustegevust või ühekordset propaganda, marketinguprojekti, eks ju, seda ei ole võimalik skaleerida. Miks? Kui sa lähed seda teadusarendustegevusprojekti müüma Taani või Brasiiliasse või Kanadasse, sa hakkad nullist pihta. See ei ole standardiseeritud ja su kulud on nii suured. Sul kulud lähevad võib-olla veel suuremaks, sa pead lendama sinna Kanadasse, kui palju sa üldse raha saad. Ja esimene väljakutse selleks, et see ekspordikäive võiks kasvada ja riik saaks kasvada ettevõtete edu pealt, on ainult see, kui see ettevõte saab standardiseeritud, sõna otseses mõttes üks kord paned selle toote ja teenuse paika ja seda, mida inglid siin ostavad, külmalt paketeerid ära, mõtlemata, pimedalt saadad veel 20 riiki. Ainult siis see on skaleeritav, ainult siis tuleb see 10-kordne käive tagasi. On selline väike tõlge doktori tehnilisest kirjeldusest. Lähme korra nüüd teie juurde. Kuidas teil nüüd natukene, ma saan aru, oli teistmoodi suhe, teil ikkagi võib-olla ei olnud ühekordne suhe või oli, ma oleks väga huvitatud kuulama, aga ma saan aru, et teil siiski teenuse mõistes saite müüa, mida Kristin ütles ka, sellist nagu kuu või ühiku teenust. Teil natukene vist oli teistmoodi see asi. Kuidas teil on? On teil ühekordne suhe ja kas te saite müüa teenust või pidite müüma riista? Et meil on ikkagi selline püsiv, et see kordub nii-öelda kuust kuusse. Me väga loodame, et see kestab aastaid, et selles mõttes on meil nagu püsikontakt ja püsiteenus. Aga ütleme nii, et mõnes mõttes on see, et võib-olla filosoofiliselt vaatan, et võib-olla ka selline natuke toote nagu roadmap, et mis meid ees ootab, mida tegelikult Tervisekassa võiks veel tahta aasta pärast, 2 pärast, 3 pärast. Et võib-olla sellest diskussioonist oleks suur kasu, võib-olla teeksime meie mingid valikud õieti, võib-olla Tervisekassa võtaks arvesse meie mõtteid, ideid natukene ja kokkuvõttes saaks Tervisekassa parema teenuse või ütleme siis perearstid ja patsiendid ja võib-olla saaks meie siis edasi arendada, nii et ma arvan, et see edasiarenduse pool, et see on nüüd natuke lahtine, aga see teenus, mis te müüsite, et 40-50% pealt hüppas pea 90%, seda nad ei osta ju teilt enam. See teenus on läbi, mis nad enam ostavad, kõik juba kasutavad. Põhimõtteliselt see on ikkagi kuine teenus. See jätkub? See jätkub. Nii et, ja selles mõttes, et see kindlasti tagab selle nii-öelda ülalhoiu, kliendi toe, turvalisuse tuleb pidevalt tõsta, arendada, kurjamid on aktiivsed. Et selles mõttes me seda toodet arendame edasi, aga võib-olla sellist arenguhüpet ei ole hetkel planeeritud. Et võib-olla see diskussioon äkki uuel aastal hakkame arutama. Just. No kuidas sa kommenteerid seda? Kas neil on lootust saada seda arutelu uuel aastal uue lisateenuse peale teie poolt? Kuidas see reaalsus välja näeb? Ma arvan, et kõik on võimalik, aga täna ma kindlasti ei ütle, et mis järgmisel aastal tulemus hakkab. Et selles mõttes see, mis tervishoius üldises mõttes toimub, need probleemid otsa ei saa ja reaalsus on ka see, et piiratud ressursside olukorras lihtsalt tuleb tugevamini prioriseerida, sest et kui me räägime investeerimisest või siis sellest raha kasutusest, siis kõik see, millest me räägime, see on raviraha ja see tähendab ka seda, et selle pealt need otsused tulevad. Et kahjuks
see on see eelarve, mis on antud, selle pealt on vaja teha otsused ja see tingib ka kindlasti sellise, ütleme, konservatiivsema investori positsiooni just selles suhtes, et meil on vaja kõik riskid nii palju kui võimalik ära maandada, just et me kasutaksime seda raha targalt. Nii et ma saan aru, sa siin lava peal ei taha kohe kuulutada Olevamaidu firmat hankevõitjaks, kui niiviisi rääkida. Ei ole hankinud midagi. Jah, aga et arvestades, et teil on endal siis Tervisekassast tulevad strateegilised muudatused, siis te võib-olla ei olegi veel täpselt paika pannud, et mida prioritiseerite ja üleüldse hakkate ostma ja võib-olla te ei tahagi enam Olevamaidu marketinguteenust osta, võib-olla te tahate hoopis ennetusteenust osta või jumal teab miskit muud, eks ju. Ma ei näe, et see olukord muutuks, kuidagi inimestel on perearstiabi väga, üldises mõttes perearstiabi on hästi oluline alustala tervest tervishoiusüsteemist. See digiteenindusplatvorm, need, millest me räägime, see on 5, kuidas saab oma perearsti poole pöörduda, et see on enam-vähem samasugune võrdlus, et järgmisest aastast ei ole näiteks võimalik oma perearstile enam helistada, et kui me võtame nagu pöördumisvõimaluse ära. Et selles suhtes kindlasti järgmise aasta prioriteedid on veel läbi rääkimas, et kuidas, missuguste sammudega me liigume, et need oleks ka realistlikud, et need ei jääks lihtsalt selliseks loosungiteks, et seal oleks ka võimalik sisulist tegevust teha. Väga hea. Nii et Padi elab edasi ja Olevamaid saab siis vastulauseks. Ma lihtsalt mõtlen nagu jälle natuke laiemalt, et kuna siis Tervisekassa on nagu sügavas miinuses ja see miinus aasta-aastalt kasvab, siis tegelikult nagu vajadus teha muuhulgas ka esmatasandi siis käitlemises innovatsiooni ja automatiseerimist, et see vajadus on väga suur ja siin muuhulgas ka need perearsti digilahendused saaksid olla nagu olulise rolliga, et selles mõttes võib-olla et Tervisekassa peab tagama raviraha täna, aga ta peab tagama raviraha ka 10 aasta pärast ja 20 aasta pärast, kus seda veel napib palju rohkem. Ja selleks ongi investeerimine, et võib-olla see investeerimine on ülioluline, et üldse raviraha jaguks meil tulevikus. Et tegelikult siin on suured väljakutsed. Selge. No mis me siis lõpetuseks tahate teie öelda? Mina muidugi kahjuks olen sunnitud mõlemale teile panema ühe ja sama diagnoosi. Ma juba veel kord vabandan ette, aga lihtsalt ma olen pidanud nii palju oma elus innovatsiooni teemade ja startupide ja firmadega kokku puutuma. Diagnoos on teile mõlemale sama. Tundub, et need paarid siiski ei jätka koos. Ei nemad ega nemad. Miks nii? Üks paar pool ütles välja, et tema tahtiski ühekordset suhet, aga teine paar ütles, et seal on ka teisi põnevaid turu peal, välja peal, kellele võib-olla tahaks läheneda investeeringuna. Nii et suure tõenäosusega need paarid kahjuks tulevikus ei jätka. See on doktor Kolgi selline diagnoos. Miks? See on hea. See ongi väga hea, et nad ei jätka. Lahkuminek on parim nii teile, lahkuminek on tegelikult ka parim teile. Miks? Sellepärast, et siis nad võtavad nüüd oma selle teenuse ülesse ja hakkavad mõtlema, ma pean minema müüki tegema ja sellest nüüd 2 miljonit tegema. Sest mind jäeti maha. Nad ei taha mult enam osta. Ma sain ainult selle templi, et ma olin abielus sellise ägeda tegelasega, eks ju, kogu lugu, eks ju. Sama teile. Pead minema sinna Aafrikasse müüma seda 2 miljonit nüüd. Saad ainult templi kaasa, eks ju. Kuidas te nüüd hindate? Kas see on nagu selline fair on eesti keeles? Kas see on õiglane otsus, mis ma panin teie paari suhtele? Mis te arvate? Sellega, et me nüüd ei lahku läheme, et sellega ma ei oleks nii kindel. Sest sa ei taha minna lahku, jah? Ei taha lahku minna. Et ilmselt on jätkub neid võimalusi, kus teha koos ja katsetada neid asju, mida üksinda ei saa katsetada. Sest kuskilt peab tulema see tellimus ja siis siinkohal on ka see, et nüüd mainin jälle Priiat, aga et nagu Priia oli põllumajandus, need olid mõned riigid, Eesti Priia, siis oli Taani, Holland, kes tegid asju, mida keegi teine ei teinud. Ja praegu on Kaur, teeb neid asju ja see metsandussektor, mida teised Euroopa riigid veel niimoodi ei tee. Et siis
siin tekib see võimalus ilmselt ka kunagi mujale minna, aga siis on see, et mingi aeg veel, et on ilmselt see nüüd Euroopas ka siis see innovatsioonimootor või selle uute ideede katsetamise see koht oletegi teie. Ja selles suhtes ma näen, et see suhe jätkub, eks me nagu... Ma saan aru, sa ei ole nõus ja tahad teda ikkagi, et me jätkaksime suhet, see on ikka paaris nii, üks pool ei ole nõus. Mis sina, Grisela, ütled selle peale? Kas minu diagnoos oli õiglane? No nii ja naa, selles osas, et avaliku ja erasektori koostöö vaatest ma arvan, et meil on väga hea näide selle just nimelt kompromisside leidmisest. Et see, nagu ütlevad Eesti sportlased, see on hea pind, kust edasi minna. Jah, see konkreetne projekt saab läbi, meie võtame osad tööriistad teie käest ära ja jätame need enda liivakasti. Küll aga on meie liivakast avatud selleks, et te võite tuua sõbrad Kanadast vaatama, kui hästi need tööriistad töötavad. Ehk siis selles osas, et kui on viimane väljamakse tehtud, meil teenus töötab, siis tegelikult see skaleerimise efekt tuleb sellest, et meie oleme elav näide sellest, kui hästi see teenus töötab ja milliseid innovaatilisi lahendusi on kas või riigisektoril aruandluse jaoks võimalik kasutada. Seega koostöö jätkub teises vormis, teisel kujul, aga kindlasti jätkub. Teises vormis, see on hea mõte. Ehk siis Grisela ütleb, et me enam koos ei ole, aga me võime kaugsuhet harrastada. Väga hea. Visiidi korras. Ja kuidas teie minu diagnoosiga rahule jäite? Kas see oli õiglaselt öeldud? Absoluutselt mitte. Jah. Ei ole nõus, tema ka ei olnud nõus. Ehk siis selle konkreetse teenuse või projekti juures teie suhe jätkub ja jätkub ka järgmisel aastal, vaatamata sellele, millised uued projektid tulevad. Ja ma arvan, et siin ongi see, et see ei ole olnud ühekordne projekt, et see nüüd saab läbi, vaid et see ongi 5 partnerlus, kuidas põhimõtteliselt tagada inimestele võimalus oma perearsti poole pöörduda. Ja sinul ei ole ju midagi sellise suhte vastu, et see jätkub selle teenusega, kus te siis propagandat ja turvalisust teete paremaks. Aga ma loodan, et tulevad ka sellised kas siis uusi funktsionaalsusi või uusi ülesandeid, kas esmatasandil või natuke laiemalt meditsiinisüsteemis, et tulevad ka uued väljakutsed, me saame pakkuda midagi veel. Et sa tahad mingeid värskeid uusi asju teie suhtesse, eks? Jah. Selge. Daamid ja härrad, see oli väike praktika päris projektidest, mida innovatsioonihangetes teevad paarid, kus üks paar on ettevõtja ja teine riigi ingelinvestor. Teeme neile suure aplausi.